mitte väravaid lasta. Ma arvan, et meil see nädal on läinud hästi, et me oleme saanud pikemalt valmistuda kui tavaliselt. Oli palju koosolekuid, kus saime oma viimast mängu siis Itaalia vastu. Loodame siis homme, et vigade paranduse teha. Pöörasime rõhku teatud asjadele, ma ei hakka siin välja ütlema millele, aga kindlasti on väga palju arenguruumi, kus meil tuleb juurde panna ja teha need vigade parandused, mis ma enne ütlesin. Kui palju on see juurde andnud, et Karol Mets on tagasi koondise juures, et tema selline energia, tema liidriomadused, et ma usun, seda on trennis ja ka väljaspool trenne väga hästi tunda? Väga hästi on tunda, ega täpselt need samad omadused, mis sa välja ütlesid, et eks meil muidugi kapten on tagasi koondise juures, seda ma arvan, et igal võistkonnal on vaja, et seega praegu nii platsil kui ka väljaspool platsi riietusruumis on ikkagi seda on meile väga suureks kasuks ja tema kogemus, tema nõuanded, mis temalt saab või tema siis annab, et on, ma arvan, igale mängijale väga suureks kasuks. Kui enesekindel sa oled selles, et suudate vältida Itaalias tehtud vigu? Ma arvan, et nagu ma alguses ütlesin, et me saime hästi valmistuda see nädal Itaalia mänguks, et ma arvan, et me oleme saanud väga palju rõhku panna väga paljudel asjadel, mis meil seal läks valesti ja ma ise olen küll enesekindel, et me selle homme suudame ikkagi parema esituse teha, pluss veel kodus täis maja ees, et kus oleks parem koht. Kas on veel küsimusi Mattiasele? Mattias, kas üks nendest asjadest, mida õnnestuks ehk parandada, on see, et liigutada sind paremalt äärelt kuhugi muule positsioonile? Seda ma arvan, et saad kohe 2 minuti pärast küsida. Itaalia on 4-kordne maailmameister ka. Mitte liiga hiljuti tuli ka Euroopa meistriks. Kas mängud sellise väga tituleeritud võistkonna vastu on jalgpalluri jaoks natukene kuidagi teistsugused ka? Kindlasti, ega suur koondiste vastu, pluss veel, nagu sa just mainisid, 4-kordne maailmameister, siis ma ei tea, kui mänge ei lähe platsile piisava tahtega või pluss veel meil siin kodumäng, kus on täis maja ja kus endast kõike ei anna, et ma ei tea, mida veel vaja on, et kui sul tuleb koju mängima Itaalia täis maja ees, et selge on, et me peame palju meetreid väljakule jätma, kompaktselt mängima, võimalikult vähe vigu teha, et meil asjad õnnestuksid ja kunagi ei tea, mis meie kodustaadion teha võib. Vaatasin järgi, olid 12-aastane siis, kui Eesti koondis mängis Itaaliaga, minnes pooleks 1-0 juhtima. Kas sa vaatasid seda mängu ja kui vaatasid, siis palun meenuta? Aus vastus on, et ma ei mäleta, kas ma vaatasin või ei vaadanud, kas ma olin koha peal või kui ma koha peal ei olnud, siis ma arvan, et telekast ikka vaatasin, aga niimoodi nagu mängu ma ei oska küll kahjuks kirjeldada või nii täpselt ei mäleta, et kahjuks nii hea mälu ei ole. Kui Mattiasele... Kuidas on meeskonna tervislik olukord? Kas on keegi mängijatest, kes ei ole homme 90 minutiks valmis? Ei, ma arvan, et teoorias peaks kõik olema, et iseasi loomulikult, kas ütleme siis kõik mängijad päris on harjunud selle tempoga 90 minutit mängima, aga nagu tervislikus mõttes peaks küll olema, jah. See tähendab, Karol Mets on ka, kui sa tahad, algkoosseisuks valmis? Füüsiliselt kindlasti on, aga peame arvestama, ma arvan, ikkagi natukene tema tagasitulekul teatud protokolliga, et ma arvan, et füüsiliselt tal nagu selles mõttes piiranguid ei ole, et ta on mänguvormis, trennivormis, aga teatud piirangud tema nagu tagasituleku protsessis on või nagu sammud, mida me peame järgima, et need siiski on, jah. Kui ma siit panen kokku loogika, et äkki siis homme mängib natukene ja teisipäeval veidikene rohkem, kas see loogika tundub sulle loogiline?
See võib olla loogiline, aga nagu sa ise tead, jalgpall on tihti ka väga ebaloogiline, nii et... Kas taga viiega mängimine võiks olla variant? Kindlasti oleme, nagu ma olen varasemalt öelnud, et me peame kindlasti olema, ütleme, paindlikud, et loomulikult, mis on minu nägemus, et liiga kiiresti, ma arvan, ei tasu rapsida, aga ma arvan, et tuleb olla ka nagu paindlik ja kui kõik märgid näitavad, et on vaja midagi muuta, siis tuleb muuta. Millised need märgid siis praegu tunduvad olevat? Eks seda näeme homme, nagu ka Mattias ütles, et me saime loomulikult, kui vaadata võib-olla ainult seda nagu Itaalia mängu ühe mängu põhjal või eelmist akent, et siis ju võib selliselt vaadata, aga samas, kui me vaatame paar akent tagasi, kus me tegelikult ju mängisime Norra vastu, ütleme, paberi peal edukalt 4-ga, et ühe mängu lõike või ühe akna lõikes loomulikult võiks see tunduda, ütleme, kõige sellisem kiirem ja lihtsam lahendus muuta formatsiooni, aga meil on ka olemas, ütleme, hea nüüd analüüs, nagu Mattias kirjeldas, et mida me detailides saaksime teha paremini, et me ikkagi mängisime võistkonna vastu, kust suvel mängis 4 mängijat meistriliiga finaalis ja nende vastu me peame olema nagu detailides päris nagu täpsed, et peame kindlasti mitmetes detailides olema nagu tugevamad ja loodame, et see kandub homme siis väljakule üle, et suudame seda realiseerida homme. Mis mulje on Paalberg ja Mustmaa jätnud? Ma arvan, et väga hästi sobivad oma natuurilt ja ka isegi võib öelda kvaliteedi mõttes, et ma usun, meeskond on väga hästi nad omaks võtnud, et jah, ei saa öelda otseselt nagu üllatus, sest mina olen neid jälginud, aga ka füüsilises mõttes nad on täitsa nagu tasemel, nii et ma olen, ütleme, väga optimistlik nende osas. Nii, võtta. Buonasera, Francesco Repice, Radio 1 Rai. Volevo chiederle, ha già risposto praticamente, ha detto che probabilmente giocherà con 4 difensori. Anche se l'Italia dovesse schierare dall'inizio 2 punte, perché lei nel primo tempo a Bergamo non aveva fatto male la squadra, non aveva fatto male la sua Estonia, poi nel secondo tempo è successo tutt'altro. Ma anche se l'Italia dovesse schierare 2 attaccanti, lei giocherà comunque con 4 difensori? Ei tahaks võib-olla nii detailselt oma plaani avalikustada, et kuidas me täpselt mängime. Aga olen nõus, et esimesel poolajal olime pigem ütleme, saime teie survega päris hästi nagu hakkama esimesel poolajal, et teisel poolajal võib-olla eriti pärast väravat, et me panime nii palju energiat, et see veidikene kuidagi murdis meid, et murdusime pärast seda väravat ja see tekitas võib-olla mingisuguse frustratsiooni, et me peame suutma seda 90 minutit hoidma sarnast vastupanu ja loomulikult tegema detailides mingeid asju paremini, et kontrollima teatud ruume, mida Itaalia hästi nagu kasutas, kust olite tugevad, et taktikaliselt ma olen nõus, et esimene poolaeg pigem suutsime paremini kontrollida kui teine poolaeg. Küsin veel täiendavalt selle su kirjeldatud Karoli protokolli kohta. Kas see protokoll on klubi poolt või teie enda meedikute poolt? See on mõlema koostöös läbi räägitud, et sellisel puhul alati on ikkagi tulevad klubist mingisugused ka juhised ja hetkel on ka, ütleme, need kõik nagu mõistlikud juhised, et me ka ise mõistame seda, et Karoli tagasitulek peab olema, ütleme, selline ikkagi väga õigesti nagu tehtud, et siin on kõik meditsiiniliselt, ma arvan, kõik loogiline. Kui see protokoll kõrvale jätta, mida muidugi saa kõrvale jätta, siis kas tema naasmine avardab su taktikalisi käike, mis omakorda siis võib selle viiesele liinile ülemineku muuta tõenäolisemaks? Ja kindlasti, et vasakujalgne keskkaitse meil on seal olemas, kes tema lisandumisel, kes siis
klubis mängib, seda tunneb ennast seal, ma arvan, väga mugavalt, nii et loomulikult tema lisandumise, ma arvan, et igatpidi muudab meid mitmekülgsemaks. Kui tuua paralleel kuu aega tagasi peetud Itaalias mänguga ja sa räägid ise energiast, siis kas see on puhas sõnakõlks, et kodutribüünid annavad selle energia või tegelikult mitte? Ma arvan, et mitte. Ma ei tea, kas sa ise olid Norra vastu kohal? Kuidas tundus? Normaalne, ma arvan ka, normaalne. Ma arvan ka, normaalne. Clappiga. Buonasera, le volevo chiedere, al di là della tattica dei 4 difensori o dei 5 difensori, non entro in questo, volevo sapere però che tipo di partita ci dobbiamo aspettare, perché sarà diversa come partita. Grazie. Jah, ma usun, et meil koduseinad kindlasti toetavad, et endiselt ma arvan, et mida me tahame teha või peame tegema, on mängima, ma arvan, julgelt, mitte võib-olla naiivselt, aga julgelt, mida ma usun, et me oleme kodus alati ükskõik mis võistkonna või kellega, isegi ma leian võõrsil Itaalia vastu, et me proovisime julgelt mängida, et seda ma soovin endiselt meie meeskonnalt näha, et me mängime hingestatult, julgelt ja kui koduseinad ka meid nagu toetavad, et siis me saame sellest kindlasti lisajõudu, lisaenergiat. Buonasera, Guglielmo Buccheri, Gazzetta dello Sport. Le volevo chiedere una riflessione in questo senso, cioè da lontano, molto lontano, che effetto le fa affrontare comunque una nazionale italiana che ha saltato gli ultimi 2 mondiali e che deve rincorrere la Norvegia cioè insomma che il destino è più legato ai playoff che al primo posto diretto per andare in America. Ecco, cioè l'effetto che le fa a lei osservare una nazione, una potenza, parlavamo prima dei 4 mondiali vinti, in questa condizione, in questa situazione. Grazie. Kindlasti meie jaoks väga eriline tunne, suur väljakutse samamoodi, et nagu ma mainisin, siis väga palju väga erilisi mängijaid, ma arvan, väga erilise ajalooga jalgpalliriik, et selliseid kogemusi väga paljudel mängijatel nagu väga harva tekib, et selles mõttes kindlasti hindame seda võimalust mängida ja seda erilisemaks, ma arvan, et see väljakutse homme meie jaoks on. Mattias palus sinu käest küsida rohkem kui 2 minutit on küll mööda läinud, aga kas tema nihutamine naturaalsele positsioonile on päevakorras või mitte? Ikka loomulikult, eks ma ju saan ise aru, et see ei ole nagu tema, ütleme, kõige parem positsioon, aga kuna meil on neid poolkaitseid on ikkagi oma jagu ja ma endiselt näen, et tal on, ütleme, kiirust ja ma arvan, et on üks parema füüsisega mängijaid meie võistkonnas, et mida kindlasti äärepositsioonil on vaja, ja kui tulla selle eelmise mängu juurde tagasi, siis ma arvan, et see tulemus nagu ei olnud kinni selles, et Mattias nagu ääre peal mängis, et ma arvan, et seal oli muid asju. Teeme viimase küsimuse. Ma küsiks selle kohta, mis Itaalia vastu mängides selline keskvälja retsept peaks olema, kui palju on vaja meil sellist palliga nõtket mängijat, mingisugust head tanki, Ainsalu oleks muidu selline hea tank olnud, on ju, et mis see retsept on Itaalia vastu mängides, millist tüüpi meil mängijaid on vaja? Jah, ma arvan, et niimoodi kirjeldasidki enam-vähem, et esmalt loomulikult on selge see, et me peame olema ma arvan, distsiplineeritud
kaitses, et sellest ta hakkab, aga samas me ei tohi unustada ja et me tahame ise ka ikkagi palliga mängida või nii palju, kui meil lubatakse või võimaldatakse, et olla palliga, et selles mõttes ongi, ma arvan, võti leida see nagu tasakaal, et kas me räägime siin 4-4-2-st, mängime, ma ei tea, ükskõik mis formatsioonist, et siis see tasakaal lõpuks on, et on kõige olulisem, et oleks õiged mängijatüübid väljakul. See härra saab viimase küsimuse. Sì, buongiorno, Stefano Pasquini, Tutto Sport. Noi vi abbiamo visto a Bergamo e avete preso 5 gol con l'Italia, mentre qua in Estonia la Norvegia ha avuto molte difficoltà, ha vinto solo 1-0 e ci dobbiamo attendere un vostro atteggiamento molto diverso in casa. In cosa sarete diversi rispetto alla partita in Italia? Jah, loomulikult meie ambitsioon on mängida sarnaselt alati nagu kodus, nagu me mängisime Norra vastu, et võõrsil mängud, eriti arvestades, millise Itaaliaga me mängisime, millisel hetkel, kes oli väga-väga motiveeritud uue treeneriga, et see oli väga raske väljakutse, aga meie ambitsioon on ikkagi kodus näidata sarnast mängu nagu Norra vastu, olenemata kellega me mängime, et loomulikult peame olema teadlikud vastase tugevustest ja nii edasi, aga loodame vähemalt sellise südikusega olla alati samal tasemel, nagu me olime seal Norra vastu. Aitäh kõigile, näeme juba homme ja siis ka näeme 14. oktoobril, kui mängime siin samas Moldovaga. Jõudu jaksu!